Alustame G3 iseseisva liikumiskursuse teise saatega. Esimeses saates rääkisime, miks ma peaksin iseseisvalt ja ka mitte nii iseseisvalt regulaarselt liikuma. Otsustasime, et oluline on motivatsioon ja eesmärkide seadmine. Seekord räägime, miks on oluline jõutreening. Viimaste aastate jooksul on see väga palju populaarsust kasvatanud noorte seas ja räägime siis täpsemalt sellega alustuseks meie liikumis- ja heaolu Mina 2.0 õpetaja Kristjaniga. Miks see on meile vajalik ja miks see kasulik on? Jõutreening kasvatab meie organismis hapniku tarbimist, tänu sellele kiireneb ainevahetus ja ainevahetus läheb paremaks ja teine võib-olla oluline selline biokeemiline protsess on, et mida rohkem on lihaseid, seda rohkem on võimalik lihastest talletada energiat, antud hetkel siis glükogeenina ja kui sul on vaja seda kasutada, siis on nad kohe kasutusvalmis. Kui sa oled passiivse elustiiliga, siis nii lihtsalt nendele ligipääsu, nendele ressurssidele ei ole. See võiks olla põhjus. Aga kas ma saaks ka ilma jõutreeninguta? Tõenäoliselt saad, aga su elu, ma pakun välja võib-olla uimane. Kasutatakse inglise keeles lausa sellist väljendit nagu brain fog. Seda nimetatakse siis, kui inimese ainevahetus ei toimi hästi. Jõutreening aitab seda toetada. Nii et ma arvan, et kui sul on soov olla energiline, täis jõudu, reipust ja elust aktiivselt osa võtta, siis jõutreening on üks väga hea valik. Okei. Olen kuulnud ühte vähetuntud terminit optimaalne kehakaal. Mis see tähendab? Optimaalne kehakaal, ma arvan ise ka, et ei ole võib-olla teaduses ametlikult kasutatav termin, küll aga ta määratleb võib-olla väga hästi seda, mida me tahaksime püüelda, et meie keha oleks heas funktsionaalses seisundis. Me toituksime tervislikult ja ei koormaks oma ainevahetust ja meie puhkus, liikumine ja jõudlus oleks omavahel optimaalses tasakaalus. Ja kui me seda teeme, siis ühel hetkel me tunnetame, et meil on oma kehas kerge elada, kerge olla. Ja see võiks olla kõige lähedasem tähendus, mis asi on optimaalne kehakaal. Mida ma tahan veel juhtida tähelepanu, et see kindlasti ei ole ideaalne kehakaal, mida sotsiaalmeedias presenteeritakse, sellepärast, et see ei ole kehale normaalne seisund, et need on kaks täiesti erinevat asja. Selge. Ma olen algaja. Mida ma peaksin teadma, et alustada? Võib-olla esimene asi, millest tuleks rääkida, on see, et jõutreening jaotatakse 3 erinevasse perioodi. Igal perioodil on oma kindel eesmärk ja vajadus. Ja esimese perioodi nimetus on üldettevalmistav jõutreening. Teine periood on põhijõu arendamise periood ja 3. on maksimaalse jõu arendamise faas. Ja nende 3 perioodiga hakatakse omavahel siis vastavalt eesmärgil hakatakse siis mängima. Selge, aga kas mul on vaja kõiki neid 3 perioode? Jaa, tegelikult kui vaadata keskmist harrastajat, on ta täiskasvanud või noor, siin suures plaanis vahet ei ole, siis väga sagedasti jäetaksegi erinevad perioodid vahele. Ja nii võivad tekkida erinevad vigastusohud, traumad ja ülekoormused. Ja sellepärast ongi hea lahti mõtestada nende erinevate perioodide vajadused. Ja kui me nüüd kohe alustame näiteks ettevalmistavast perioodist, siis ettevalmistava perioodi tähtsust ei saa mitte kuidagi alahinnata, kuna sellega valmistatakse ette eelkõige sidemed ja liigesed ja toetatakse lihaskonna verevarustust selleks, et ta saaks suuremate koormustega hakkama. Kui see periood on läbitud, tavaliselt olenevalt eesmärgist on see 3 nädalat kuni selline 1,5–2 kuud ja sealt edasi liigutakse põhijõutreeningu faasi ja selles faasis on hästi oluline tuua oma harjutuskavva üldkehalist koormust nõudavad põhiharjutused. Üldjuhul on need kükkimise erinevad versioonid, seljalihastele toetavad tegevused nagu näiteks jõutõmme ja ülakehale on rinnad surumise erinevad variatsioonid ja selline protsentuaalne suhe või koormus raskusaste on selline
70–85%. See tähendab seda, et sa jõuad harjutusi teha 8–12. See on selline klassikaline, aga rohkem ka ei jõua. See on siis põhijõutreening faas. Kui seal arendatakse üldist jõudlust ja õpitakse närvisüsteemi ületama selleks, et maksimaalselt pingutuseks valmis olla, siis viimane faas on maksimaaljõudu toetav arengufaas ja see on kõige lühem. See kestab tavaliselt 2 nädalat kuni kuu aega ja sellel perioodil on pikad puhkepausid. Harjutuste seeriad on pikad, tehakse 4, 6, võib-olla isegi 7 seeriat. Tehakse pikad pausid ja korduste arv seeriates on näiteks 1–6 ja keskendutakse maksimaalsele pingutusele. Selle faasis on hästi oluline jälgida seda, et vigastusi ei tule, kuna kogu aeg keskendutakse maksimaalsele pingutusele ja seda perioodi ei tohiks väga kaua teha. Muul juhul ei pruugi sinu liigesed ja sidemed vastu pidada. Aga samas, kui sa jätad selle perioodi välja, siis võib juhtuda, et tegelikult sinu areng ühel hetkel peatub, kuna ta aitab sul jõuda järgmisele arengutasemele. Sellepärast on need olulised. Selge, aga mis siis on nagu tüüpilised vead jõusaalis? Esimene viga, mis tuleb meelde, on see, et tahetakse väga kiiresti liikuda kõikidelt nendest faasidest üle ja minnakse maksimaalse jõuarengu faasi, hakatakse kogu aeg pressima oma maksimaalset pingutust, eriti noormeestel on see selline populaarne ja tulevad vigastused. Teine tüüpiline põhjus, kui ma niimoodi lähenen, on see, et mulle tuleb platoo ette. See tähendab seda, et ma ei arene enam edasi, kuna on jäetud püramiidi alumised 2 treeningperioodi tegemata ja organism lihtsalt ei ole suuteline maksimaalset pingutust tegema. Kui ma jätan näiteks ettevalmistusperioodi ära ja väga palju teavadki sinna põhijõufaasi, siis lihaskond ei ole hästi verega varustatud ja sidemed ning kõõlused ei pea sellele koormusele vastu ja nad on väga altid põletiku tekkemisele ja mõned põletikud on sportlaste seas, kes jõusaalis käivad, on sellised statsionaarsed. Nad on sellega kohanenud, harjunud, kuid liiges ühel hetkel vähesest verevarustusest tegelikult hakkab oma liigutusvõimekust vähendama ja sealt siis edasi see trauma sügavus võib jätkuda. Et need on need ohud eelkõige. Selge. Nüüd, kui meil on teooria läbitud, lähme siis meie tänase külalise Tarmo Tiitsu juurde. Tarmo, sa oled meie murg jõutreener ja sa oled pikalt siis jõusaalides eratreenerina töötanud. Kas sa räägiksid natukene, et mis on viimase võib-olla 10-20 aasta jooksul olnud trendid jõusaalis? Pikk periood, aga üldjoontes eks ta on muutuses ja tegelikult mis nagu võib-olla esimene, ma arvan, et selline viimase aja võib-olla kõige populaarsem osa, mis üldse loeme siin 30 aastat, see on nüüd viimane aeg, eks päris pikk periood, aga eks ta on natukene liikunud üles alla ja trendid tulevad tegelikult hästi palju läbi teatud eeskujude. Eeskujud siis olid siin 90-ndatel olid alates Schwarzeneggerist ja kõigist nendest suurtest tegijatest, eks ju. Meil olid ju kõik filmikangelased olid ikkagi nagu pumbatud kehaga, mitte kostüümides nagu täna, eks ju. Yeah. Et eks need kehad olid enda omad. Ja hilisemalt nüüd, mis trende ma nagu tegelikult näen, mis nüüd viimased, ütleme 4, 5, 6 aastat, natuke rohkem isegi, eks veidikene naiste suunas on see nii-öelda Kardashianite mõjutus päris suur. See on muutnud päris palju naiste treeningut. Kahjuks küll, me võime sellest rääkida natuke, mis suunda võiks nagu mõelda, et sealt nagu selle trendiga koos nagu vigu ei tehtaks. Ja poiste puhul ma näen, siin on natukene on teatud ka internetikangelased, kes loovad trende nagu. Ja selle trendide loomise tegelikult põhiline probleem on see,
noh, okei, pikk jutt, aga ma tahan sinna jõuda igal juhul. jah. Treenerina ma alati, kui küsitakse, et miks ma ei suuda nagu mingit asja veel teha või kaua mul läheb, siis ma alati ütlen, et töö on tellija materjalist. jah. Me peame arvestama seda, et sinu keha on sinu enda oma. Me ei saa võrrelda ennast ei nagu sotsiaalmeedia kangelastega, ega ka tegelikult nagu isikutega, kes võib-olla on talendikad. Ja kui sa lähed, hakkad tema jälgedes käima, siis kahjuks teed sa kohe endale karuteene. Ja see ei ole nagu väga hea mõte. Laiali valguvalt on väga lihtne näide elust on lihtsalt see, et miks nagu ütleme siin päris palju probleeme oli siin 90-ndatel just nagu jõusaalis, sellepärast et enamus trende liikus, infot ei olnud palju ja tegelikult trend oligi vaadata lihtsalt, olid sellised ajakirjad nagu Muscle and Fitness ja Flex ja need olid siis kättesaadavad siin juba. Internetti veel ei olnud sel ajal sellisel kujul, et üldse midagi sealt saad vaadata, rääkimata muudest platvormidest. Ja kui sa võtad selle kava ja võtad sealt alati ju noore mehena kõige suurema mehe kava, eks ju, ja hakkad seda siis kopeerima, siis sealt head nahka ei tule. Et see lihtsalt on ikkagi isikuline ja te peate jõudma sinnani, kes ja millised standardid sul on. See, mis Kristjan ütles, on kindlasti sporditeoorias väga õige, aga ja ongi, aga lihtsalt küsimus on selles, et me peame arvestama väga palju isikupära. Et see ongi nagu see, et ütleme, et ja pluss eesmärk. Aga kui me räägime, võtame see trendi jutu kiiresti kokku, ongi tegelikult see, et trendid on muutunud. Täna on poistel on, ütleme, nii-öelda see bulking on üks suuremaid trende, eks ju, siis on cutting kiiresti jälle, ja see asi käib nüüd üles alla, aru saamata, et see, ütleme, kaalu juurde võtmine ei olegi lihasarvelt, vaid vee ja rasva arvelt. Ja siis käib see üles alla saalimine, tegelikult sellega sa ei ole järjepidev, et võib olla mõõdukas menüü hoidmine ja veidikene väiksem kaalu kõikumine on kindlasti tervislikum ja noh, tüdrukutel on kindlasti nagu on see sama nii-öelda tuharalihase treening on ju A ja O täna, aga minu silmade järgi ärge nüüd maha lööge, eks ju, aga ei eristata tuharaid ja jalgu. Ehk siis suudetakse oma jalad ka päris tugevaks ajada, aga kas see on eesmärk, ma ei tea. Nii et trendid on täna muutumises ja ma ütleksin, et need trendid on veidikene ohtlikud ja võib-olla ei ole nad endale piisava eesmärgiga selgeks tehtud, mida sa tegelikult tahad. Tahtsingi kohe siia otsa küsida, et aga kas eesmärk peakski olema nagu saavutada mingisugune kehavorm või kuju, mis sulle endale meeldib või kas seda saab kuidagi paremini sõnastada? Saab küll. Tegelikult ütleme, et kui me võtame siin, ma ei tea, võtame natukene sellise laiema mõtte, siis inimese põhieesmärk tegelikult elus on ikkagi alati endast veidikene parem olla. Nii haridusteel, nii füüsilisel mõttes ja tegelikult peakski olema see, et kui teil on oma kindel kehatüüp, siis proovige olla endast paremad. Mitte ärge üritage olla naabri Matist parem, kui naabri Mati on hoopis teise kehakujuga. Et kui piltlikult öeldes, kui üks on kiire, teine on Tõnisson, siis vabandage väga, aga algmaterjal on ikkagi väga palju erinev ja see teekond sinna, ütleme, vormis kehani on ka väga erinev. Ja selleks tulekski tegelikult nagu veidikene kasutada kogemusi, võib-olla arutada natukene, vaadata, rääkida ja ma soovitan ka natukene vaadata oma vanemaid. Te näete ära, mis teiega juhtub 20 aasta pärast. Kuhu te liigute? Kui te olete praegu nagu suht kilu, aga ütleme, et näete, et isa on niisugune tummisem vend, eks ju, suurem ja siis kannatage, tehke korralikult trenni ja te jõuate sinna. Siis tuli mul veel siuke küsimus, et oletame, et ma tahangi nüüd välja näha nagu üks Kardashianitest, siis et kas seda üldse on nagu võimalik tervislikult saavutada?
Noh, vaata sport ja tervis on sihuke väga väga erinev mõiste, et mul on üks väga hea tuttav, kes päris tihti, noh nüüd ta on juba vanem mees ka, päris tihti on katki ja siis kui ta näeb mind, noh mul on ka suht tihti oma nooruse lollusest tekitatud vigastustega siin ravimist, tal samamoodi ja siis meil on sihuke ühine ja saame kokku, siis ütleme vabralt, et sport, sa oled tervis. Noh, kellel on ükskord käsi kaelas ja kes teinekord lonkab, eks ju. Et eks see on tegelikult see, et see kõik on selline, see tervislikkus on kindlasti üks osa. Ma arvan, et kindlasti täna, kui me räägime nagu mingist kindlast menüüst ja toiduteadlikkusest, kuidas sa toitud, on see kindlasti väga hea, kui tehakse. Parem teadlik olla, kui lollilt lihtsalt hullu panna ja edasi asju ajada. Aga trenni koha pealt ma arvan, et mõõdukas koormuses sport on kindlasti ohutu, aga kui me läheme äärmustesse, siis tegelikult see on väga nagu õhuke jää, sest ega me kunagi ei tea, kuidas kellegi keha vastu peab mingitele koormustele, kuidas me üldse kuskile nagu suudame neid asju viia. Ehk siis siin jah, tõesti on see algtsükkel, ütleme, teha baastsükkel korralik on väga oluline. Aga baastsüklil on oma vead, mida täna tehakse, noh, vaatame, kui me jõuame sinna, siis me võime sellest edasi veel nagu pikalt rääkida, eks ju. Vot, aga järgmine küsimus ongi, et sa oled toetanud palju harrastajaid, et millist on olnud suurimad puudujäägid, et mida sa oled pidanud siis aitama järele? Me jõuame jälle sinna, et kõik nad on individuaalsed. Ma ei saa mitte kellegi kohta öelda, et kõigil on üks kindel joon. Ka iseloomujooned on erinevad. Kes on võimeline suruma nagu läbi halli kivi ja veel veidi rohkem pildituks ja teine, kes lükkab jala sirgeks sul juba siis, kui ta tunneb esimest pisikest väsimus alget, eks ju. Et juba see on nagu väga suur vahe. Aga mis on võib-olla põhiprobleem, on tegelikult see, et teha endale selgeks harjutuste ja õige tehnika. See on, ma arvan, selle asja alus ja see on nagu baas, kus kohas saab seda asja hakata edasi liigutama. Ja tegelikult teine põhiprobleem on see, et tegelikult ei ole eesmärki. Et tegelikult inimesel on vaja oma elus eesmärk, on see siis kas sinu karjääri osas, ka trenni osas võiks olla eesmärk. Ja mõelge algus reaalne eesmärk, keegi ei pea kohe hakkama Mr. Olympiaks või bikini fitnessis lavale minema. Aga alustage nagu võib-olla sellisest rohujuure tasandilt, kuidas tehniliselt harjutusi teha, millised eesmärgid ma alguses püstitan ja kuhu ma jõuda tahan. Mis ma tahan saavutada, tahan ma, sest noh, põhiprobleem täna tegelikult jõusaalis on ka, mida ka teatud hulk treenerid ei ole siiani tabanud. Et kui tuleb sulle inimene, kes tahab lihtsalt terve olla, siis meil on hästi populaarne see lihasgruppide jaotamine, täna on rinnapäev, täna on seljapäev. Mul on nagu vaimselt valus, kui ma näen, et tuleb algaja inimene trenni ja treener ütleb talle, et täna on rinnapäev. Sorry, tee oma asjad lihtsalt läbi alguses, loo nagu baas, sa ei pea kohe hakkama jupitama seda keha, et kuhu ma midagi teen. Et tegelikult ongi see, ja see ongi eesmärgi puudumine tegelikult. Inimene ei ole ka endale selgeks teinud, mida ta tahab saada. Ja see on probleem. Nii et eesmärk ja tehnika, kaks asja. Viimasel ajal ma ütleks, et mul võib-olla sa oskad paremini kommenteerida, et kaua siis erinevad toidulisandid on trendi kogunud. Et kas sa räägiksid meile natukene, et mis need on ja kuidas need nagu päriselt mõjuvad meile ja mis ohud nendega kaasnevad? See teema on selles mõttes nagu see on järjest hullemaks läinud. Tegelikult toidulisanditel on kindlasti omad eelised ja mis täna nagu teaduslikult on jõutakse järjest enam sinna. Ma ei taha siin täna nagu jõusaali nüüd nii-öelda üle tähtsustada. Aga tegelikult on päris palju teadmisi on jõudnud täna sinna just, ühesõnaga, tegelikult mul on üks küsimus. Mis on nagu sinu kui noore inimese nagu eesmärk üldse vanemast peast? Mis sa tahad saavutada? Räägime tervisest näiteks. Ärme räägi nagu sellest, palju mitu miljonit sa teenid, mis kõik on, eks ju, aga räägiks nagu sellest, mis su eesmärk nagu on, et mida sa saavutada tahaksid, kui sa oleksid, ütleme näiteks 50 või 60 või 70 isegi. Ja no
ma olen tegelikult mõelnud küll selle peale ja ma arvan, et minu jaoks kõige olulisem on lihtsalt see, et ma oleks terve ja et mul oleks hea olla. Jah, tähendab, sa tahaksid olla terve ja aktiivne. Jah. Ja kuhu on jõutud täna tegelikult on 3 asja täna, mis tegelikult nii meestel kui naistel on tegelikult väga oluline. Ongi, number 1 on jõutreening, mitte triatlon, mitte pikama jooks, jõutreening, et skeletilihast toetada nii palju kui võimalik, sest vananeva keha ja üldse keha kõige suurem probleem ongi lihaskadu, mis hakkab suht niimoodi juba 40 peale. Ma hirmutan siin teie mõtlete, mis ta ajab, on ju. Aga tegelikult see on ülioluline, hoida oma lihast toonust, seda ka noorest peast. Teiseks on piisavas kogus valgu tarbimine, mis aitab lihast säilitada. Ja kolmandaks, kui me nüüd räägime tegelikult pika jutuga, ma jõudsin välja nüüd tegelikult siis toidulisandini, on kreatiin. Ja kreatiin monohüdraat tegelikult on üks selline asi, mida täna loetakse, et ta on väga hea ajutegevusele ja väga hea ka kehale. Küll mitte suurtes kogustes, aga ütleme siuke 5 grammi päevas, veidi alla selle, on ta toetavana väga hea. Ja võib rahulikult panna 2-3 kuud järjest, väike paus ja uuesti. Minul on küsimus kohe Tarmole selle sama kreatiini osas, et kas saab ka organismi näiteks jõuharjutustega toetada, et see ainevahetus kreatiini omastamisel oleks parem, sellepärast et teatavasti kreatiinfosfaat on see esimene energiaressurss, mida hakatakse hüppamisel, sprintimisel kasutama, et kas nad on kuidagi omavahel seotud? No tegelikult põhimõte on selles, et sa lihtsalt pead teda üle saama tarbitud. Ehk siis, kui sa suudad süüa liha ja mereainde sellises kogus, et sa saad selle kätte. Vaata, kõik need asjad on seotud tegelikult veidikene võib-olla kehale parema impulsi andmisega. See on nagu D-vitamiiniga ka. Sul huvitad ju olla kehas piisav kogus, aga tegelikult on teatud pimedal ajal vaja anda võimalus, et teda oleks olemas alati. Et seda kukkumist ei ole. Nii et selles mõttes, et see kogu see süsteemi ahel kindlasti kiireneva paraneb, aga ilma selleta sa sellist tunnet ei saavuta. See on see vahe. No ta on ju raku sees põhiainevahetuse kiirendaja ja ta aitab kogu protsessi hoida heas funktsionaalsuses. Ja sellepärast ongi lisane teda vaja võtta. Siis on meil tegelikult valgupulbrid ja valgupulbritega tuleb väga selgelt nagu eristada ära selle, et mis vadaku põhjal nad on. On nad siis vadakuvalk või loomne valk või haruldasem on siis isegi kalabaasil tehakse täna juba, kahjuks meil seda ei ole. Ma arvan, see on üks kõige parem lahendus üldse, aga millegi pärast me teeme siin äri, et me nagu üritame võimalikult odavat sodi võimalikult kallilt müüa. Et seda jama on palju. Aga ütlen valgupulbriks, et ma põikan korra vahele kiiresti valgupulbri juurest just, et ei jääks see mainimata. Probleem on valgupulbritega see, paljud küsivad, et kas ma peaks võtma, mis ma peaks võtma. Ma alati ütlen, et aga kas te olete oma toitumise eelnevalt paika pannud või mitte? Et kui teil on toitumine paigas, teil on täpselt kalorid paigas, teil on valgud paigas, süsivesikud, rasvad paigas, kõik ilusti, sööte ilusti ja nüüd te tahate juurde saada, siis on see põhjendatud. Kui te käite siin kõrval Lidlis saia söömas ja siis peale trenni teete omale valguseigi, siis te natukene lähete valele teele. Ehk siis see ei toimi. Ja siis, mis on populaarne, on kõiksugu energiajoogid ja need nii-öelda pre-workoutid, mis sisaldavad päris suurtes koguses kofeiini. Seal on kõik erinevad veel tsitruliinmalaadid, kõik ergutid, mis vähegi on. Ja need on meil täna päris populaarsed. Oli Viljandis üks juhus, kus üks noormees ka siin jäigi süda seisma selle tagajärjel, et nendega peab olema tegelikult ettevaatlik. Ma ei taha öelda seda, et nad on nüüd ärge tarbige, muidu jääb süda seisma. Aga lihtsalt vaadake natukene seda kogust, et kas te peate ikka saama nagu ühest doosist, ühest sellest nii-öelda nagu enne trenni kogusest, mis te sinna kopaga panete vee sisse, te ei pea saama 500 milligrammi kofeiini. Te võite rahulikult 150 ka saada. Te saate oma silma särama, tehke oma asi ära. Ehk siis ma soovitan väga selgelt teha selgeks, mis kogustes seda üldse nagu võiks tarbida. Ärge tarbige selles koguses, mis tegelikult sinna peale on kirjutatud. Vaid vaadake natukene, mis seal sees on. Ja eks see me jäämegi, ma arvan, me võimegi jääda arutama sellest pre-workoutide kasulikkusest, kahjulikkusest, millest iganes. Aga ma arvan, et kellegile me ei saa kätte ette panna, lihtsalt tagumine piir on teadlikkus.
ja pluss on siis vitamiinid ka, mida tegelikult tasub vaadata, meie tingimustes on D-vitamiin, D3 kindlasti, eks ju, mis on väga oluline. C-vitamiin kindlasti mingil perioodil ja eriti talveperioodil. Ja võib-olla aeg-ajalt, et immuunsüsteemi tugevdada, et tsink ka oleks nagu siuke, mis on nagu okei. Ja kui keegi mõtleb siin magneesiumi peale, siis enne kui te magneesiumit ostate lootuses, et kas siis see lihaskrampe vähendab või te tahate hoopis paremini magada, siis guugeldage. Täna on väga palju infot, mis magneesiumi vorm on see, mis teid magama paneb ja mis teid krampe vähendab. Sest magneesiumi soolasid on erinevaid ja ärge pole mõtet lihaskrampide nii-öelda vältimiseks siis tarbida seda magneesiumit, mis teid magama paneb. Aga siis millised oleksid sinu soovitused noortele jõutreeningu harrastamisel? See, mida ma täna näen, on tegelikult see, et ei keskenduta tegelikult trennile. Meil on hästi suur probleem on tegelikult see, et ma just täna rääkisin ühe korvpallitreeneriga ja ma ütlesin, et paganama telefonid. Ma ei nimeta ühte tippsportlast, keda ma nägin, kes on EOK-s kõvasti palga peal, eks ju, kes näppis terve oma selle trenni telefoni. Et siis mul tekkis nagu ahastus, mul hakkas ju füüsiliselt ka valus seda vaadata. Aga lihtsalt küsimus ongi selles, et te tulite siia trenni tegema. Teil on vaja, et see vastavalt perioodile oleks see paus seeria vahel 30 sekundit kuni 2 minutit. See on see vahe. No elu sees ma ei usu, et TikToki sirvides suudate seda 30 sekundit hoida. Mitte kunagi. Et ei saa sellega hakkama. Ja tegelikult on see, et kui te tulite midagi tegema, siis tulge tehke see trenn ära. Tehke see tund, 1,5 ja olge selles asjas sees. Olge aktiivne, olge nagu mentaalselt ja tegelege selle asjaga. Sest et täpselt sama ma täna selle kossutreeneriga just rääkisin ja ma naersin, et aga mis siis saaks, kui sa võtad poisi välja, mängis 10 minutit, võtad 5 minutiks välja. Siis ta scrollib telefonis, aga kuule, mine mängi uuesti, siis vana vaata, mis siin toimub üldse, mis seis on. Et ei saa niimoodi teha. Et tegelikult mina soovitan, pange klapid pähe, kuulake oma muusikat, pole probleemi. Jätke see telefon välja, olge aktiivsed, te tulite see kulutama. Teed seeria ära, kõnni see natukene edasi-tagasi ja pane kohe peale. See on kõige suurem probleem tegelikult, see aja raiskamine. Ja mul on oma kooli põhiselt nimesid ei nimeta, aga mul oli väga, väga hea näide ja mul oli väga hea meel selle üle tegelikult, et inimene proovis, kui me tunnis arutasime seda seeriate vahelisi puhkepaus ja kui üks noormees ütles, et ta teeb 2 tundi trenni. Ja siis ma nagu mõtlen oma kogemuse pealt, et kurat, jube vähe harjutusi ja 2 tundi. Ja siis ma nagu ütlesin, rääkisin natukene, et kuuletad, aga hoidke tempo nagu kõrgemal, proovige nii. Ta tuleb järgmine tund, küsib, et õpetaja, mis ma nüüd teen? Et tegin nii, nagu te ütlesite. Mul läks trenn 30 minutit. 2 tunni asemel. Et siis ma ütlesin, et tubli poiss, aga nüüd panegi poole rohkem harjutusi juurde ja saad poole rohkem kasu. Ehk siis tegelikult ongi nagu see, et kõige suurem probleem ongi see. Ja teine probleem, mis täna võib-olla ma näen, on veidikene selline nagu eemaldumine baasharjutustest. Baasharjutused on siis sellised harjutused, kus sul tegelikult kogu keha töötab, nagu Kristjan mainis, siin on kükid ja surumised ja jõutõmbed, kõik need on nagu baasharjutused. Ja kõik siuksed ploki peal ühe käega tegemised, need on juba isoleeritud ja need on nii-öelda juba kulturismi põhised viimistlused, aga sellega sa ei ehita. Aga natukene on mindud nagu liiga kaasa nende nii-öelda uute trendidega selles mõttes, et me unustame ära põhja. Ja. Et sa ei saa teha, ma ei oska öelda, võite välja lõigata, aga ma räägin lihtsalt ühe asja vahele. Oli mingi hetk oli USA sprindikoondise tulemused läksid kõvasti maha. Ja mille pärast? Sellepärast, et normaalsed jõuharjutused, rasked jõuharjutused siis asendati igatsugu kummilindiga füsioteraapia harjutuste vastu. Ja siis tuli tagasi uuesti sinna ja joosti jälle alla 10 sekundi. Saadi suht kiiresti pihta asjale. Ja et mis mina soovitan, väiksed pausid, kasutage baasharjutusi, õppige nad ära,
nendega te saate omale põhja luua. Ja siis, kui teil on mingid trendikad mõnusad asjad, alati viimistlege sellega lõpp. Aga ärge unustage ära neid põhiliigutusi. Lõuatõmbed on selleks, et nad jäävad, kükid on selleks, et nad jäävad. Need ei kao mitte kuskil. Ja need on kõige arendamad. Tarmole kohe siit edasi küsimus, et kas ka treeningut üles ehitades ühte treeningtundi peaks need põhiharjutused planeerima treeningu esimesse ossa, keskele või lõpuossa? Kuidas oleks sinu soovitus ja need viimistlusharjutused, kus nemad peaksid asetsema ühe treeningu vaatevinklis? Ja vaata, nüüd me räägime jälle sellest, et mis nagu on eesmärk. Et kui sul on eesmärk tegelikult nagu jõudu kasvatada, siis loomulikult paned sa kõik baasharjutused paned ette. Aga lihasgrupi põhiselt, ehk kui ma hakkan rinnalihast näiteks tegema, teengi surumised ette. Samal ajal, kui sa ei taha nagu absoluutjõudu nii palju arendada, vaid tahad nii-öelda kulturismi teha, siis mitte keegi ei keela sul teha alguses isoleeritud harjutused ja siis baasharjutused, mis on märksa ohutum, sest baasharjutuste puhul sel juhul raskus jääb oluliselt väiksem ja sa ei lõhu ennast nii palju. Nii et tegelikult jälle, kui ma saaks vaid öelda, et jõusaalis on üks kindel trend ja nii tuleb teha, siis ma ütleks. Aga tegelikult see on metsikult lai mänguma ja sellepärast ma ütlengi, et tegelikult lihtsalt kasutage baasharjutusi. See, kui te nad panete, on selline kaheotsaga asi, aga kui ma nagu tegelikult mõtlen nagu, et lihas hoolduse koha pealt nii, et te jääksite terveks, siis väga tihti alustage isoleeritud harjutustega kergete raskustega, te valmistate ennast ette ja siis lähete teete nagu rasked asjad peale. Vahet pole, et see isiklik rekord läbi selle on 10 kilo kergem. Aga te jääte terveks ja te kasvatate tegelikult lihast paremini. Lähme nüüd edasi saavutussportlasteni, et millega nad peaksid arvestama jõutreeningul? Kas me jõuame eesmärgini tagasi? No tegelikult saavutusspordis on tegelikult saavutussport, ütleme, ja jõusaal on nagu väga lai mõiste. Sest tegelikult meil on niimoodi, et siin ma peangi mainima, et selle koha pealt ma ei räägi nagu lihtsalt laest võetuna, et ma arvan, et mul on saavutusspordi koha pealt vast isegi kõige suurem kogemus üldse praegu, isegi rohkem, kui mul saalitreenerina on, eks ju. Sportlasi ja erinevad spordimehi on hästi palju läbi käinud ja kõigil on oma erinevad mured ja erinevad vajadused. Et ma ei saagi nagu öelda seda, et ütleme, et kindlasti kõigi jaoks, kui me räägime pallimängijast ükskõik kellest, see baastreening on kõigile kindlasti oluline. Aga nüüd, kui me liigume spetsiifilisemas, siis tegelikult on ikkagi väga palju, seal on hästi palju erinevaid aspekte, mida sul vaja on. Et kui me näiteks, lihtne näide näiteks, räägime autorallist, eks. Autorallis on, tavaliselt on mingid kuumad rallid on ja sa pead saama lihtsalt nende vastupidavuse selleks hetkeks paremaks. See tähendab seda, et sa pead muutma harjutusi kohe teiseks, kui selleks, kui nad lähevad kuskile külmemale rallile. Hooaeg hakkab Monte Carlo ja Rootsiga tavaliselt WRCs ja sul on, seal ei ole vaja sul kohe suruda. Aga kui tuleb peale Mehhiko ja Sardiinia, nagu nüüd tuleb seal autos on sul 80 kraadi ja 4 päeva tööd, siis palju õnne, minge proovige. Et selles mõttes ja see ettevalmistus juba on kohe teine. Ja täpselt samamoodi on pallimängudes ka, et mul on suvel on viimasel hästi palju nagu korvpallureid käinud, siuke Eesti Ladvik käivad personaalselt tegemas suviti. Ja teemegi algus väga palju ikkagi nagu põhibaasi. Nagu ma ise nimetan naljaga puhas kulturism. Ja siis, ütleme, kui nad hakkavad jõudma juba sinna klubisse minekule lähemale, sest klubid juba alustavad tegelikult kohe hooga, keegi seal neid enam potitama ei hakka, seal on nad juba palliga platsil, siis me juba läheme teravamate liikumiste peale. Et nii, et selles mõttes seal ei ole nagu, see on nii, oleks see asi nii jälle järgotselt nii lihtne, et sa lihtsalt vastavalt erialale on vajadused. Et ega seal ei saagi öelda, et mingi asi oleks nagu kindlalt nagu paigas. Peale selle, et puhas kulturism on alguses, kui nad tulevad väga oluline. Kui Elering Ola rubab, et mul oleks veel üks küsimus, et treenerite seas ringlevad erinevad jutud, et kas jõutreening toetab meie
põhispordiala või ta vahel võib meile ka kahjuks olla, ta teeb meid tuimemaks, liigutusvilumus kaob ära ja seda, kui üldse teha, siis ettevalmistaval perioodil ja näpu otsaga, aga kõrvalt kuulates tundub ka siis, et üldvõimekus hakkab taanduma ja tänu sellele ka sinu erialane maksimaalne võimekus tõenäoliselt hakkab kukkuma. Et kus on see hea tasakaal? No see tasakaal tegelikult on peidus harjutustes ja nende valikus. Ja täpselt sama, et mis kordused, kui palju, mis sa teed. Sest ütleme, et 90-ndatel jah, oli hästi palju seda juttu, et jõutreening teeb tuimaks, ei saagi teha midagi. Täna, kui me vaatame, siis ainult jõutreeni pealt kõik elavadki. Isegi golf täna on nagu ütleme veel paarkümmend aastat tagasi olid siuksed ärimehed, kellel oli suur kõht, eks ju, ja need seal jalutasid rahulikult, eks täna on tippu golfarid on siuksed jurakad, et anna kannatust ja väga tugevad vennad ja väga füüsiliselt võimekad. Nii et selles mõttes, et aeg on läinud edasi ja kui me räägime täna nagu jõutreeningust üldse nagu ja räägime ükskõik kas pallimängudest, millest, eks ju, siis sport on läinud nagu spetsiifilisemaks. Ehk siis täna ei ole nii nagu kunagi mulle seal ütles, et ma ei tea, Lipso tõukas kuuli 16 meetrit ja tegi künnevõistlust 6000 punkti ja ühesõnaga. Täna korvpallurid ei suuda seda teha, aga oma ala spetsiifiliselt on nad kindlasti väga head. Ehk siis see siuke nagu ei ole seda mitmekülgsust enam nii palju. Ja seega need jõutreeningud on läinud ka oluliselt nagu ma tahaks öelda pigem spetsiifilisemaks ja tulebki eristada nagu taastavad treeningud, mis sa teed jõusaalis ja siis nii-öelda ettevalmistavad siis juba võistlusteks, võistlusoeks. Nii et tegelikult see on läinud nagu natukene on see asi nagu läinud teiseks. Et jah, loomulikult, kui sa teed, ma ei tea, oled golfar ja teed lamades surumist ja kükikangiga, eks ju, siis küll sa tuimaks lähed. Sest sinu ala tegelikult on läbi rotatsioonid, läbi kerepöörete. Sa pead olema avatud ja lõtv. Et siin tuntud, see lõtvus on ju tegelikult nagu selle asja alus. Seda sa ei tohi kaotada. Et ma ei tea, Kristjan, sina oled selle sama aja mees nagu mina, eks ju. Kunagi oli siuke mees nagu Salu Juhan. Oled lugenud raamatut? Salu Juhanist ma lugenud ei ole. Ei ole, Agu Sihvkast oled lugenud. Aga Agu Sihvkast ma olen lugenud. Ja kes aru andis, eks ju. Aga Salu Juhanist lihtne asi lihtsalt. Rannapil oli terve see koolilugude raamat oli. See on hästi hea lugu tegelikult. Mis ma imestan siiani, ma võtan kirjaniku ja mütsi maha, eks. Me oleme kõik proovinud vahest, võib-olla sina oled ka viskad kivi mõtet, davai, ma viskan niimoodi pehmelt alguses minema. Ja siis mõtlen, nüüd ma panen täiega. Ja ta ei lenda sinna. Ja näiteks golfis on samamoodi. Ja tulles see raamatu juurde, oli seal üks koolipoiss, kes siis ka erinevad kuulsused tol ajal tõukas kuuli metsa all. Ja siis lõpuks tuli ta ise. Ja ei visanud seda eelviimast viset üle, mille ta pani niisugune lõdvalt pehmelt minema. Kangutas, kuni läks vihaselt metsast minema. Ehk siis tegelikult see kõik, see sport ongi nagu seotud natukene sellise lõtvuse, elastsusega ja see tuleb nendes erialatreeningutes säilitada. Et kui te lähete lihtsalt tegema nagu maksimumi, siis vaevalt küll, et teil see oma spordialal mõjub, aga kui te nagu natuke mõtlete, mis teie spordiala sisaldab ja natukene nagu saate sealt nagu tuge, siis alati on sellest kasu. Ja kui Agu Sihvkat meenutada ja kõik ausalt ära rääkida, siis 90-ndatel ja ka 2000-ndate alguses ma vähemalt mäletan, et siis saavutusspordis oli kõikidel spordialadel oli väga oluline fookus hoida lõdvestumisel tippsoorituse ajal ja see oli tegelikult võtmesõna kas või näiteks minu erialal, mis oli maadlus ja tuleb üks väga ere meenutus 90-ndate lõputreeningust, kus ma sain teha Küllo Kuivuga, kes oli Olümpia 7 ja minust tuntavalt kergem, tegime koos treeningut ja kui ma temaga maadlesin, siis minu käsi haaras teda ja ma tahtsin jõudu kasutada ja tema käsi oli nii lõtve, et mulle tundus, et ma nagu justkui lapsega maadleksin. Aga läks veel 15 sekundit mööda ja mina olin mingisugusel põhjusel käinud lae all ära ja juba selili maas ja siis hakkasin mõistma lõtvuse, kiiruse ja jõudluse omavahelisest geniaalsest seosest. Et see on tegelikult väga hea tähelepanek, et kuidas jõusaal saab toetada erialast treeningut, aga mida ei tohiks
mõlema tegemisel kaotada, on see lõtvus ja elastsus, et jaa, see on oluline. Jah, lähme edasi nüüd järgmise teema juurde, et millise sagedusega peaks treeningkavasid muutuma ja kas üldse ja miks see oluline on? Noh, see on selline hästi vastuoluline teema tegelikult, sest on treenerid, kes teevad praktiliselt 3 kuud järjest, lasevad teha ühte sama kava ja kogu aeg nagu lihtsalt lähebki ühte moodi, eks ju. Paneme jälle mõne protsendi raskust juurde ja jälle läheme. Mina isiklikult ei ole kunagi seda nagu harrastanud, sest miks me üldse siin maailmas nagu eksisteerime ja kuidas me oleme üldse selle kogu oma need kõik muutused siin üle elanud, on siis kohanemisvõime, eks. Ja täpselt sama kohanemisvõimet kasutab ka tegelikult keha jõusaalis. Ta kohaneb hämmastavalt kiiresti harjutustega. Ja kui sa jätkad täpselt sama tegevust, siis pigem sa tekitad sellega nagu ülekoormuse mingil hetkel, kui sa pidevalt raskusi üritad juurde panna, kui sa teed asja mitmekülgselt. Ehk siis mina tahaks seda öelda, et isegi kui teil on mingid kindlad lemmikharjutused, jätke need sisse, aga need harjutused, mis teil võib-olla mõtled, see ei ole kõige parem harjutus, aga vahetage neid siis vahepeal. Vahetage kas või iga nädal, tehke natuke teistmoodi. Pange mõni harjutus teistmoodi. Ja juba see asi toimib paremini. Ehk siis mina lähtun ikkagi sellest nagu nii-öelda kohanemisvõime printsiibist. Ja teed vahest natuke teise harjutuse teises järjekorras ja tunned, kuidas lihas on valus. Ja samamoodi võid tümitada ühte sama kava ja no liigesed jäävad aluseks. Lihasesse ei jõua. Et tegelikult pigem nagu üllatada, kogu aeg üllatada keha. Ehk siis sa natukene teed midagi teistmoodi, isegi kordustega, isegi seeria pikkustega, kõigega. Alati natukene üllata. Nii et ma arvan, et pigem olge nagu mitmekülgsed ja olge sellised nagu üllatage kogu aeg. Proovige millegi üllatada ennast. Kas sul on midagi öelda nüüd meie G3 noortele lõpetuseks? Soovitusi? Soovitusi kõigepealt on see, et käige kohal. Ja kui teil tegelikult nagu ärge kartke nagu uurida ja ärge uskuge kunagi ühte kindlat allikat ega ühte kindlat geeniust, vaid võtke erinevaid mõtteid, sest päeva lõpuks peate te ikkagi ise õppima tundma ja iseennast õppima tajuma. Sest tegelikult kõige alus on see, et te võite ju asju teha mingite kavade järgi, aga kui te ise ei mõtle, mida te tegite ja ei saa aru, mis teiega toimub, siis on natukene nagu pahandus. Ehk siis tegelikult käige kohal, olge lihtsalt avatud silmaringiga, mõelge natukene läbi asju, kui on vaja, uurige, küsige. Ja ma arvan, see on juba, kui nad on kohal, pange telefonid ka ära. Ja siis on juba kõik jube hästi. Aga aitäh sulle, Tarmo. Kristjan, mis me siis täna teada saime? Minu meelest väga palju huvitavat ja kui need nüüd ükshaaval üles noppida, ei tea, kas jõuab ja õnnestub, aga juhin tähelepanu, et organism on väga kiirelt kohandumisvõimeline, millest Tarmo just hetk tagasi rääkis, et muutke, muul juhul teie areng peatub või teil tekib liigesele ülekoormus ühelaadsest tegevusest. Minu meelest oli väga hea, mida üles noppida. Pange kõigepealt toitumine paika ja alles siis vaadake, kas teie energiaressursis on puudujääk ja hakake alles siis võib-olla valku tarbima. Mina panin kõrva taha kreatiini tarbimise osatähtsuse. Seda ei tohiks kindlasti üle tarbida, aga väike toetav annus juurde, kui me räägime toidulisanditest, siis ma sain aru, et kreatiin on üks soovitus, 5 grammi päevas. Oli see. Umbes nii, aga ma tahan kreatiini koha, ma kiiresti võtan lihtsalt ühe see on oluline, räägime lahti. Ei, räägime selle lahti, et seal tekib ka see koht, et jälle küsimus selles, on sul seda vaja? Et kui sul on nagu idee nagu jõudu
nii-öelda juurde saada, on ta nagu põhjendatud lihasmassi jõudu, eks ju. Kui sul reaalselt nagu tegelikult otsest vajadust ei ole, siis võib-olla jäta pigem nagu see kulutus tegemata. tarbi liha ja kala Jah, piisava sööge mereande regulaarsusega. ja on kõik hästi. Mis ma veel panin kõrva taha, et kui enamus saavutusspordi erialad kasutavad tänapäeval jõutreeningut kui ühe põhitreeningu olulisemat toetusvahendit, siis miks mitte ka tervist edendava elustiili harrastamisel hoida jõutreeningut tähtsal kohal. Tähtis on võib-olla rohkem pöörata mitmekülgsusele, hoida kindlasti aeroobset ehk vastupidavuslikku tegevust tasakaalustavalt juures, tuua painduvus ja taastustreening ka kindlasti sinna juurde, selleks, et vältida vigastusi, ülepingeid, traumasid, see on kindlasti ülimalt oluline. Võib-olla tuleks juhtida tähelepanu veel sellele, et tehniline õigsus või õige tehnika on see, mis on olulisem kui minna ja hakata hullu panema. Selle ma noppisin ülesse. Ja õppida ennast tundma. Et meil on olemas väga palju erinevaid lähenemisviise ja me ei saa öelda alati, et kas see on õige või vale, vaid see peab sobituma sinu eesmärgiga, sinu kehaga ja sinu soovitud elustiiliga, mida sa tahad siis saavutada. Ja need mõtted siit praegult kõik üles korjates, mul on küll tunne, et kui ma olen G2-s juba jõutreeninguid Tarmo juures käinud tegemas, et praegult oleks väga hea hakata ise pusima ja kui on vajadus, saab küsida veel õpetajatelt juurde, väga hea üleminek täiskasvanute maailma, et loodame, et olime kasulikud. Jah, aga soovime siis noortele jõudu ja liikuge targalt. Järgmise korrani.